Vanaema ainus mälestus oma kodutalust on üks kivi, mille peal ta alati väiksena lüpsisooja lehmapiima ootas. Nõukogude ajal perekond aga küüditati ja kõik jäi maha nii, nagu ta tol hetkel oli. Imeilus augustikuu ilm, päikesepaisteline, pilvitu taevas. Elumaja ümber õitsevad valged floksid. Olin 5-aastane, mängisin õues. Lapsed teadagi on uudishimulikud. Kuuldes lapse nuttu, jooksin läbi köögi elutuppa, ema-isa magamistoa ukse taha. Avanes selline pilt. Ema voodis, naabertalu perenaine, valge põll ees, kelle kätel vastsündinu, keda hakati just taburetil pesukausis pesema. Talus on vanaonu Peet, ema Kadri, mina ja 2 venda. Vanaema Agnia oli varjus tuttavate pool. Ema ja isa olid Tallinnas ja peatusid aadressil Vaikna tänav 13. Vanaonu Jüri ja tema kaasa Selma ja nende poja Kaljo pool. Nende kodu vastas on park, kus oli istumas käinud naisterahvas. Ilmselt jälgis elumajades elanike liikumist. See oli enne küüditamist. 25. märtsi ööl viidi sealt ema-isa Siberi poole. Sõites teel Siberi poole kutsuti ema-isa välja ja küsiti ema käest, kas ta tahab sõita Siberisse koos mehega või tulla tagasi oma laste juurde. Ema-isa ühine otsus oli muidugi tagasi sõita. Mäletan Pilliroo talust lahkumisest seda momenti, kui olime jõudnud Suure-Jaani. Oli juba täiesti pime, tähis taevas. Ema juhtis hobust ja meie olime vankris kompsude otsas. Sõitsime ema venna koju. Võtsime kätte ja käisime üks päev suguvõsaga Pillirool ära. Kahju ainult, et seal peaaegu enam midagi alles ei ole. Aga vähemalt vanaema leidis oma kivi üles.